tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Teeme täna sellise teema, et teie ja siis teie partner, keegi, kelle peale teie mõtlete, on ju. Teie ja siis partner teil. Mis teid ootab ees? Selles mõttes, et te veel ei ela koos, on ju. Te olete lahus üksteisest. Teie partner või teie tuttav, mees, tuttav, mis teid ootab ees? Siin on kellelgi hirmud, et võib-olla sellest suhtest või sellest ei tule mitte midagi välja. Kuigi kinni hoitakse suhtest, lahti ei lasta. Aeg-ajalt saadakse kokku. Kelle hirm see on? See on mehe hirm, kes teid armastab. Kas te olete selle mehega kaua tuttav? Ma ei oska öelda, kas kaua, aga selge on see, et see mees on juba teisse armunud. See tunne on, vahepeal oli see nagu nõrgem, nüüd on see tugevamalt üles tulnud. Kusjuures ta üritab sellest vabaneda. Miks sa üritad sellest armastuse tundest vabaneda? Sest ta tahab hakata juba teele asuma, ta tahab minna mingit oma teed. Aga kuhu sa minna tahad? Tema tahab minna perekonda, sest ta tahab hakata seda olukorda mõjutama, sest nii nagu minevikus talle see olukord enam ei meeldi, olla sellisest läbikäimist teiega nagu praegu, see teda enam ei rahulda, talle ei meeldi see, ta tahab perekonda. Kas ta tahab teiega perekonda? Jah, sest ta väga-väga armastab teid. Aga miks sa praegu siis selle naisega ei suhtle? Suhtleme, aga hästi piiratud kujul, hästi piiratud ajaga. Harva nagu suhtleme, ikka suhtleme. Aga see on nagu minu jaoks hästi raske. Ma pean ennast kohe kaitsma. Millest sa kaitsma pead ennast? Torn sellest, et see mind ära ei lõhuks, et see tunne minust võitu ei saaks. Aga kuidas teie suhtute sellesse mehesse? Te ütlete, et see mees on aus, ta on otsekohene. Ta on selline, kui lubab, siis suhteliselt kiiresti viib oma lubaduse täide. Nii, kuidas te seda meest näete? Ütlete, et ta võib vahepeal ka kiiresti vihastuda, minna emotsioonidesse, aga sama kiiresti ta suudab ka rahuneda ja olla taas tasakaalus. Et vahepeal ta vihastub, aga üldiselt on ta hästi rahulik ja tasakaalus nagu meesterahvas. Kas see mees on vaba? Ta ei näita seda, ta räägib, et ta tahab ise olla selle, sest ta armastab teid ja ta tahab olla müntide kuninga staatuses, aga keegi mõõkade kuningas ei lase seda ja siis ta peab seda kohtumist teiega varastama. Kas sa oled abielus või? Ta ütleb, et ta tahaks abielus olla teiega, et teie olete tema südames. Ma ei näe, et ta praegu oleks nagu, minu arust on vaba. Ta ei ole suhtes, aga ta tahaks teiega suhtes olla, aga seda praegu ei ole. Mis ootused on teil selle mehe kohta, kelle peale te mõtlesite? Aga te ei ela koos, ma uuesti ütlen, et te ei ela koos, ei teie ega see mees ei ela koos, te olete praegu eraldi. Mis ootused teil on selle mehe suhtes, kelle peale te praegu mõtlete? Justkui ütlete, et ei ole ootuseid, aga samas see ju teid kurvastab, näete. Kohe hästi kurb olete, samas jälgite selle mehe tegemisi. Ma ei saa öelda, et teile korda ei lähe. Kui korda ei läheks, siis te ei kurvastaks siin niimoodi. Et mis ootused teil on temast? Ma tahaks nagu sellest lõpuks lahti saada, et see kurnab mind. Mis ootused teil on selle mehe kohta?
et võib-olla isegi tuleks selle mehega perekond välja, võib-olla, et sa ka ütlesid, et ma ei tea veel, ma ei ole kindel selles mehes, et noh, kuidas ta nagu minule mõjub ja kas me sobime kokku. Mis ootused on sellel mehel teile? Teil on praegu ikkagi mingisugune armukolmnurk, keegi teist on siin suhtes ikkagi, kas teie või siis on see mees. Midagi siin on, sellepärast et see mees tahab sellest armukolmnurgast vabaneda ja tahab teiega minna suhtesse või ta tahab, et see mees, kes teil on, et läheb teie juurest ära. Et see, et ma ütlesin, et te ei ela selle mehega koos, see ei tähenda, et teil ei ole meest. Te võite olla suhtes või abielus. Et mõni võib-olla on vaba ka. Ei, aga siin on ikkagi armukolmnurk. Järelikult siin peab olema 3 inimest. Teie, see mees ja siis ilmselt teie mees või? Teie abikaasa või? Nii, mida sa ootad? Ei, seda ma küsisin. Kas sa tahad midagi muuta juba sellel aastal? Tahad just seda naist endale. Kas sa tahad midagi sellel alal muuta? Tahad midagi teha selleks? Ta nagu tahab, mõtleb, aga ütleb, see on ikka liiga keeruline, ma nagu tahan. Aga siis see nagu vaibub maha, läheb ära illusioonidesse, see on lihtsalt unistused, ja ma tahaks, aga ei, ma ikka ei saa. Tahtmine on olemas. Teed sa mingeid muudatusi naise suunas, et teda kuidagi endale saada? Ma olen seda naist juba ammu armastanud. No ta nagu liigub teie suunas, aga õudselt aeglaselt ja praktiliselt ikkagi nagu mitte midagi see ei muuda teie suhetes. Et tegelikult sellel aastal ma ei näe, et teie ja selle mehe vahel midagi tekiks, sest see mees ei julge, ta tahab, aga ta ei julge nagu midagi ette võtta. Mis sind peatab, miks sa ei julge selle naise suhtes midagi ette võtta? Aga selle mehe enda hirmud, mis olid tal juba varem, võib-olla, et ma ei ole teda väärt või ma ei suuda teda sellest puuduse seisust välja tuua, kui mind kõrgemad jõud ei toeta selles asjas. Ta nagu ei usu endasse, et ta suudab seda muuta. Kas sul on hirm, et see naine sind ei armasta? Kas sul on hirm, et see naine sind äkki ei armasta? Ei, kusjuures ta nagu usub, et te armastate teda. Ta päris nii ei mõtle. Ta ikka nagu tajub, et teil on tema vastu tunded. Aga lihtsalt ta ise on praegu hästi ebakindel. Ma ei tea, miks ta ei julge midagi teie suhtes ette võtta, kuigi vahepeal saate kuidagi läbi. Kas saate kokku või? Aga praegu ma ei näe, et see mees midagi teeks. Kõrgemate jõudude soovitus, mis on? Kõrgemad jõud ütlevad, et ärge nagu kiirustage seda asja ära lõhkuma. Siit tuleb päris hea selline, siit areneb midagi päris suurt, müntide 9 on päris hea küllus, siuke rikkus. Aga sest see vana valu saab läbi, see läheb muutusesse ja tuleb teha valik teil mõlemal. Et ärge laske seda niisama veel lahti. Kõrgemad jõudu soovitus selles suhtes, mis seal on, et kiirus. Et sina, see on naisele, et teie saate seda kiiresti mõjutada, kui te tahate temaga peret. Tähendab, siis praegu on kõik naise kätes või? Jah, kui naine tuleb oma hirmudest välja, siis saab see nende vaheline armastus tõeseks. Naine peab iseendaga kaklemised ära kaklema ja leidma selle armastuse enda seest ülesse. Ma saan aru, et mehe poolt ei tulegi praegu nagu rohkem mitte midagi, et siin ongi pall on teie poole peal ja nüüd on teie kord, eks ole, teha käik. Et teie ilmselt saate seda suhet mõjutada, kas siis, pead ise olema aktiivsem pool nagu. Okei. Kui see naine on aktiivsem pool,
kas siis, mis siis juhtub, kui naine on aktiivsem pool? mis siis saab, kui naine on aktiivsem pool? nii, mis edasi saab? ja ongi tegelikult niimoodi, et siin mingi aeg naine peab olema ise aktiivsem. Ta võib-olla arvab, et siit ei tule midagi välja, tegelikult tuleb. Ja siis ootabki naist ees uus algus, tema unistused hakkavad täituma, saatus muutub, lõhutakse ära vana ja siis hakkabki selle mehega koostöö pihta. Ja, aga tuleb lihtsalt oodata veel. Sest naine peab ka oma sisemised võitlused ära võitlema, kui ta tahab seda meest omale. Ja. Nende hirmud on all. Hirmud on lihtsalt all. Vaat. Nii et siin tuleb veel tööd teha, selles suhtes saab asja, aga läheb veel aega. Et põhifookus on naisel ehk teil, et teie peate siis ise rohkem temaga kontakteeruma ja siis see asi, kui on õige aeg, võtab nagu teised pöörded üldse ülesse. Et võib-olla mees nagu tahab, et teie olete aktiivsed, kuna ta ei saa aru, kuidas teie suhtute, kuigi ta teab, et te armastate, aga ta nagu võib-olla tahab näha seda. Aga ma küsingi, et kas mees on näinud, et te olete talle oma armastust välja näitanud? Kas see mees on näinud seda teie poolt? Oi. See aitab tal sellest tundest välja tulla. Tegelikult mingil määral, et ta ei pea seda isegi enam jälgima mitte. Ja te mingil määral olete seda mingite oma tegudega välja näidanud, et te hoolite temast ja et ta teile meeldib. Et ta see ei tee teda enam kurvaks, ta on kurvastusest välja tulnud ja enam ta ei jälgi ka teid niimoodi. Nii et tegelikult ta teab, et te olete ikka mingil määral välja näitanud, muidu ta vaata ei oleks kindel selles, et teil on ka tema vastu tunded. Ühesõnaga, selline oli siis tänane ladumine. Pange like, kui teile meeldib, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes tahab minuga eraldi seanssi, tahab ise oma küsimustele saada vastuseid, siis see seanss on muidugi tasuline. Ta võib kesta kuni tund aega, oleneb palju teil küsimusi on. See ei pea kestma tund, ta võib kesta, ma räägin lihtsalt niimoodi. Et võite oma küsimused paberil üles kirjutada ja siis kirjutage mulle e-mailile piivu.rutt@gmail.com, seal lepime päeva ja kellaaja kokku. Ja siis Messengeris teeme teiega videokõne ja seal siis saan teie küsimustele vastata. Ja kes soovib abi reikiga, reiki on niisugune eluenergia, tark energia. Et seda ma nagu saan teha niisugust kaugsaatmist, mis oleneb, mis soovid teil on, mida te tahate, milleks teil seda vaja on. See on ka tasuline muidugi ja sellega samamoodi kirjutate mulle e-mailile ja lepime aja kokku, et kuidas teile sobib seda energiat nii-öelda kaugelt, et millal teile saata. Et te nagu ei oleks roolis või kuskil, et teil ei oleks mingi meditsiiniline seal arsti juures olek midagi, et sest reiki võib seda, kui on mingi narkoos, et reiki võtab selle narkoosi mõju maha. Et sellepärast ma pean teadma, et teil ei ole mingisugust arstlikku protseduuri sellist kuskil olemas niimoodi. Et ei ole ka roolis, sest see võib teid panna nagu teha uniseks, võib panna magama. Et selline oli siis tänane video. Aitäh teile kõikidele ja jääme jälle nägemiseni.